Eesti Maaülikooli uus ning kaasaegne katelseadmete õppelabor on eelkõige praktilise õppe läbiviimiseks, kuid võimaldab uurida ka erinevaid kütuseid, põletustehnoloogiaid ning kütteseadmeid. Tegemist on õppelaboriga, see on just katelseadmete uurimiseks üliõpilastele eelkõige, et meil on siin mitmed erialad, kellel seda tarkust on tarvis, näiteks energiakasutus, siis on tootmistehnika, biotehnilised süsteemid ja teisedki, näiteks metsatööstus. Labori tehnilise lahenduse autoriks on Maido Märss, kes energiakasutuse eriala magistritööna projekteeris labori seadmistikku. Põhimõtteliselt peale hoone renoveerimist anti meile ruum, kus meil ühelt poolt tuli sisse korsten, teiselt poolt on meil küttesüsteemi torustik ja siin vahepeal meil on kaks sellist stendi, kus on kaks katelda. Ja kuidas ta toimib nüüd on see, et lihtsalt me ühesõnaga teeme tule alla, meil tekib sooja me juhime praegu samma enda laborisse akupaaki ja siis, kui meil seda rohkem tekib, siis me anname selle edasi hoonesse. Teiselt poolt tekib meil suitsugaasi me lihtsalt juhime korstnasse, et see oleks selline lihtsam tööpõhimõte. Aga nüüd, kui rääkida, et mida me mõõdame või teeme siin, selle jaoks meil eraldi välja ehitatud siin mõõtesüsteem, mida me praegu arendame siin veel, aga põhimõtteliselt, kui siin neid jooniseid taga taustal jälgida praegu, siis siin on nüüd peale ka märgitud mõõtepunktid, mida me mõõdame. Et põhimõtteliselt teeme tule alla ja istume kuskil arvutiekraani taga ja seal on me kõik see info kokku koondatud. Ja mida me mõõdame just katelde võimsust, mõõdame seal tekkivaid suitsugaase ja mõõdame kütust, mis me kulutame selle peale. Küttematerjaliks sobib praktiliselt kõik, mis püsib ise või mõne seguna koos ning mida on võimalik briketeerida. Et siin on enamus puidud esindatud, siis on siin paberitööstuse jäätmete briketid, siis on silost toodetud brikett, siin on paberihundi jäätmetest valmistatud brikett ja siin on ka puhtast lehmasõnnikust brikett, millest on palju juttu olnud. Siin on ka pillirood esindatud, koristatud nii suvel kui talvel ja täna sündisid katsed, kus me tatra kestasid üritasime briketeerida. Puhas tatar küll väga häid tulemusi andnud, aga alates seguna 50% saepuru andis ka see täiesti rahuldavad briketi, mida võiks kasutada kütusena või vähemalt esialgu katsetada. Praeguse seisuga tundub, et uute küttelahenduste leidmine on lausa vältimatu, kuna puiduvarude suur vähenemine aastaks 2025 on enam kui kindel. Võib juhtuda, et puiduvarud hakkavad napiks jääma ja meil on siin võimalus ka puidu asemel kasutada prooviks näiteks seinabriketti või veel mingit huvitavat kütust, mida võib-olla ei olegi veel välja mõeldud. Uutmoodi küttematerjale saaks ka laialdasemalt kasutada. Isegi kui nende kütteväärtus nii suur pole, tuleks need lõppkokkuvõttes odavamad. Kui me vaatame praegust puhtalt tootmishinna komponente ja need summeerida, siis oleks see hind umbes 2 korda madalam kui praegu poes oleval puidust toodetud või saepurust toodetud briketil. Loomulikult on tema omadused natukene halvemad seoses suurema tuhasisaldusega ja natuke väiksema kütteväärtusega, kuid kindlasti ei ole ta kallim, et selles plaanis on ta kasutatav. Laboris on 2 erinevat katlastendi, mille maksimaalne koguvõimsus ulatub kuni 300 kilovatini. Ühtlasi kasutatakse väga osavalt ära kogu tekkiv soojusenergia, mis suunatakse otse hoone küttesüsteemi.